Lähme külla Nõmme pärimuskooli perele. Kas armastatud muusikuks heliloojaks sünnitakse või sinna jõutakse ikka pika ja raske pühendumusega? Kohe saame selgust. Marika Moks, naine nagu orkester, lõpetas 1987. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogina. Marika on õpetanud lapsi nii üldharidus- ja huvikoolis kui ka lasteaias ning juhendanud eakaid sotsiaalkeskuses ning juhendab ka täiskasvanuid ansamblis Tagarida. Nüüd on aga Marika Nõmme pärimusmuusikakoolis, kus saab õppida kannelt, ukuleelet, karmoškat ja viiulit. Pärimuskooli oodatakse 3. eluaastast kuni täiskasvanuteni välja. Kuidas siis noored leiavad tee pärimusmuusikani? Läbi õpetaja ja läbi kogemuse. Ja mõned on ka näiteks ongi pärimusmuusikaga nagu oma kogukonnaga seotud. Ja mul on ka üks õpilane, kes ei teadnud eestikeelsest laulust midagi, aga praegu on veendunud etnokas, et ikka selline kogemus, et sa annad selle võimaluse. Miks noored tahavad pärimusmuusikat õppida? Kuidas see pisik neisse süstitakse? Ei, ma süsti seda. See tuleb niimoodi elu käigus. See tuleb sellest muusika tegemise rõõmust. Ja võib-olla pärimusmuusikas on see asi, et selline vabadus on sees. Klassikas sa pead nagu ära olema perfektne, sa pead saavutama seda, mis noodis on kirjas, siis pärimusmuusikas on niimoodi, et võib-olla see pinge on väiksem. Ja lood on ka lihtsamad, jah. ...20 aastat oli Marika õpetaja Nõmme noortemajas. Edasi ongi jätkunud töö Nõmme pärimuskoolis, mis asub ajaloolises Nõmme raudteejaamas. Marika ütleb, et pillimänguga alustada pole kunagi liiga vara ega liiga hilja, sest muusika on meie põhiseaduslik õigus. Kas see ka nii on? Küsime õpilastelt. Ja miks nad valisid just pärimusmuusika, mitte pop- või rockmuusika? Minu jaoks on see... Nagu proovid on hästi toredad ja kõik muidu. Tulemus? Kontsert? Need on ka hästi toredad alati. Ma väga ei saanud väga midagi valida. Mu ema see pakkus välja, siis ma seal läksin, siis ma sain rohkem sisse ja siis ma ei tea, ma hakkasin lihtsalt edasi minema. Õpetaja on väga tore. Marika väärib suurt kiitust. Ta on hästi tore õpetaja. Ta õpetab väga hästi. Ta on rahulik meiega, aga samas ta nagu hoiab meid ka professionaalsena ja et me päriselt ka nagu paneksime tähele ja kuulaksime tunnis, mis on minu arust väga tähtis, kuna on ikka vaja ka mingit rahulikku osa tunnist. Ma olen erinevaid stiile proovinud varem muusikas mängida viiuli peal ja pärimuseni jõudsin kuidagi nii, et lihtsalt proovisin erinevaid asju ja see kuidagi jäi südame juurde. Meeldib kõik see kultuur ja kuidas see nagu eestlasi niimoodi kõik näed, et kõik koos tantsivad ja laulavad kaasa, et see on nagu hästi lahe. 1, 2, ja. Kui see saladus ei ole, mitut pilli te valdate siis? Mida te oskate mängida? Ikka naine nagu orkester? Naine nagu orkester, aga see on samamoodi, et mitut keelt sa oskad rääkida. Et ma oskan paljusid pille, aga mõnda paremini, mõnda niimoodi tagasihoidlikumalt. Praegu ma õpetan väikekannelt, 10- ja 7-keelset ja siis ukuleelet, karmoškat ja kitarri mängin. Aga kõik on niimoodi teatud tasemel, eks ole, jah. Aga rahvamuusikas seostus, et mängin akordid ära, jah. Pärimuskooli motoks on, nagu elus, nii on ka muusikas olulisel kohal ühistegemine ja folgiringi senised ettevõtmised ainult süvendavad usku vanasõnasse ega üksi lauldes või elada ja soovi oma positiivseid kogemusi jagada. Me teeme niimoodi rohkem nagu ikka rahuliku moodiga, nagu et ei ole nagu väga palju actionit või niimoodi, et see on nagu rahulik selline muusika, kõik saavad õppida ja niimoodi nagu rahulikud. Minu jaoks pärimusmuusika viib kõiki nagu kokku ja on tähtis kõigile Eestis
ja sellepärast ma hakkasingi õppima seda. Kui kaua te pärimuskooli olete vedanud ja kaua te jaksate? No seda ma tean, et pärimuskool oma käe peal ma olen praegu 8 aasta. Pärimuskool on ametlikult 4 aasta ja siis see viimane küsimus, seda ma ei tea. Vahetavaal on küll tunne, et ma tegelikult on nagu see naine nagu orkester, et lisaks direktori ametile olema õpetaja ja siis ma olen koristaja ja siis ma olen talvel olen kojamees ja noh, kõike. Et selles suhtes vahetavaal ja manager ja autojuht ja transanaine ja nii edasi.